Ja nüüd natuke meie korralduskomiteest, et mina olen Kristjan Maarman, kes vastutab siin kogu selle ettevõtmise eest. Minu kõrval on siin Eerik Amman, kes on siis meie tegevusjuht ja kes tegeleb meie väliskülalistega. Check-inniste kohtusite juba Rannar Meresaarega ja kõvasti on kaasa aidanud ka meil üldjuhi vanemabi Tiiu Vihula. Nii et see on see meeskond, kes tänase ettevõtmisega tegeleb. Ja nüüd veidi pidulikku juttu ka. Ehk et siis suur tänu kõigile, kes on tulnud Land Roveri klubi 20. sünnipäeva tähistamiseks kohale. Land Rover on saanud tänavu aasta 70-aastaseks. See on väga soliidne iga, eriti Land Roveri kohta. Ajaloo vingerpussi tõttu on nüüd läinud niiviisi, et Land Roveri omanikuks on Briti kunagise asuma India firma Tata Motors. Aga sellest pole midagi, nad on jätnud suurem osa sellest autotootmise juhtimist siiski Briti saarte peale ja sealt tuleb jätkuvalt välja ilusad toredaid Briti autosid. Selle 70 aasta jooksul on jõutud traktori aseainest üpris kaugele, hübriidautodeni ja mudeli valik on tänapäeval laiem kui kunagi varem. Kurb uudis on muidugi see, et Defender ise ei jõudnud kuidagi ära oodata 70. juubelit ja juba veidi enam kui 2 aastat tagasi läks tootmise liini pealt maha. Küll on õnneks väga palju nendest Defenderitest jätkuvalt ratastel ja suur hulk nendest ka tänasel üritusel kohal. Kui nüüd rääkida paari sõnaga klubis, siis 20 aastat on inimene mõistes üsna noore inimese vanus, aga taasiseseisvalt Eesti autoklubide seas oleme üsna auväärika seas. Meist vanemaid klubisid pole üldsegi väga palju. 20 aastat tagasi teoks üks suur unistus, kui Kristjan Maarman, Aavo Jüris ja Priit Pommer asutasid klubi, kus tänaseks on üle 30 liikme ja mille korraldatud üritustel iga aasta käib rohkem kui mitusada Land Roveri huvilist. Kui 30. aprilli 1998 algus olnud klubi saaks jätkata sama nooruslikult, siis on loomulikult teretulnud kõik ka siin viibijad klubi liikmeks astuma, kes veel ei ole klubi liikmed, sest ainult niiviisi jätkuvalt kogudes endale liikmeskonda ja hoides seda värskema suudame aktiivselt edasi tegutseda. Aga kindlasti oodake ainult järgmist Land Roveri klubi üritust. Käige aktiivselt meie Facebooki lehel, vaadake meie YouTube'i kanalit, külaste meie kodulehte ja foorumit. Seal on üsna tihti värsket informatsiooni ja huvitad asju, mida vaadata ja lugeda. Ja veidikene ka Land Roverist Eestis. Esimene Land Rover Eestis registreeriti loetud päevad peale 1991. aasta augustiputši. See oli üks 88 tolline seeria 3. Ta sai endale veel toona Nõukogude Liidu numbrimärgid ja ka Nõukogude Liidu tehnilise passi. Tõsi küll, pass oli täidetud juba eesti keeles. Seda autot paraku enam Eestis pole, selle aasta kevadel müüdi see edasi Poolasse, nii et ilmselt vurab see masin tulevikus sealsetel teedel ringi. Esimene täiesti uus Land Rover Defender jõudis Eestisse 1994. aastal piirivalve kasutusse ja järgnes juba 1995. aastal Päästeametile hangitud Defender 110. Ning juba 1997. aasta sügisest on ametlik müügiesindus Eestis tegutsenud. Selle pea 21 aasta jooksul on Eestis Land Roveri müügiesindus käinud üsna mitu korda käest kätte ja täna on selleks ametlikus edasimüüjaks Eestis Inchcape Motors Estonia, kes ka tänast üritust omalt poolt toetab. Kõige vanemad Land Roverid Eestis pärinevad 1950. aasta keskpaigast ja on siis loomulikult Land Rover seeria 1. Ja nende mõlema auto puhul on tasapisi käimas nende autode taastamine.
Aga see ongi siuke pisike kokkuvõte klubist ja Land Roveritest tänas Eestis. Ja nüüd hüüame 3 korda hurraa Land Roverile. Hurraa! Hurraa! Hurraa!